bränd. See on üks selline asi, mis tegelikult ei istu teie paberitel ega istu teie kodulehel, ei istu teie maja fassaadil, vaid see on midagi, millel on aura, millel on kuvand. Nii nagu ma praegult olen nagu surnuaial siin. Tegelikult ma ei ole surnuaial, ma olen kirikaial. Ja seal kirikaial on ka kindel aura. Ja see aura ei ole mitte nagu automaatselt siin, vaid ta on tekkinud aastasadade jooksul. Ma tahtsin rääkida klienditeenindusest. Sellepärast ma tegelen hästi palju brändinguga ja mis kasu on brändingus siis, kui klienditeenindus ei toeta seda. See on tõesti nagu tühja visatud raha. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et mul on suur mure. Kui inimene tuleb teie ettevõttesse või poodi või kauplusesse või töökotta ja ta saab seal negatiivse kogemuse, siis tegelikult tema mõte, tema kuvand sellest brändist on samamoodi negatiivne. Ehk siis tekib duaalne kontseptsioon sellest brändist. Ma rääkisin selle artikli jaoks ka Eero Palmiga, kes on siis Trendline'i üks koolitajatest ja tegijatest ja ta samamoodi toetas minu mõtet. Vaadake ja lugege.